Tervist, head vaatajad! Kui tavaliselt on meil Racing Motorsi rubriigis on drifti ja ringrajautod senimaani olnud, siis seekord on meil kiirendusauto. Ja Andres, räägi, mis klass ja mis auto see on? See on 1972 aastal ehitatud tehase poolt välja verendu, ütleme siis niimoodi, Ford Taunus Coupé GXL, mida toodeti suhteliselt vähesel määral. Ja Eestisse sai toodud ta 2006 aasta Rootsist küll avariilisel moel, esiots oli puruks sõidetud, aga kuna kere oli ennem seda paar aastat tagasi korralikult ära tehtud, siis oli mõte ta korda teha uuesti. Peale sai siia 97. aasta Ford Scorpio Cosworthi mootor, originaalkastiga tänavasõiduks. Ja niimoodi sai mingi ka sõidetud, siin 2007 sai isegi üks Speed Est Night Race'i üks bracket klassi võit võetud, et ta oli väga stabiilselt sõitis oma automaatkastiga ühte sama indeksit kogu aeg. Siis tal oli parim aeg oli vabalt hingavalt, oli 14,73, 150 midagi lõppkiirusega, 400 meetri aeg. Ja niimoodi ta tuli vaikselt, nagu on, sõidad, tekib isu suurema jõu järgi, tahad rohkem saada. Sai siin proovitud nii kompressoreid kui asju, nüüd on lõppkokkuvõttes jäänud peale talle turbo ülelaadimine. Kompressoriga oli väga suured probleemid just nende rihma libistamiste asjadega. See nüüd, nagu ta praegu on, sai korralikumalt ette võetud eelmine aasta, selle auto ehitus. Sai Ameerikast tellitud Fordi 9-toline tagasild. Mis on siuke, ütleme, kiirendusradadel klassika? Kiirendus, jah, just nimelt, et kannatab seal 2000 ja rohkem, ütleme kõik, kes meil siin ülemise otsa sõitjad, nii Veljo Imberg kui Viljar Mäesep, kõik kasutavad sama silda, kuna ta on hästi vastupidav ja väga tõsine asi. Siis oli tellitud Performance Automaatiku, nagu USAs ütlevad, et kõige tugevam kast, mis on võimalik saada Fordi C4 Mustangi otsa. Ja tänu sellele saime, siin käigukasti koda oli kohe põhimõtteliselt romulust võtta, mis on USAs kasutatakse sama mootori plokiga, on Jeep või Broncot. Ja sai kõik väga ilusti kokku panna, et sa midagi ei pidanud leiutama, et midagi jälle annaks sul pärast mingi tolerants mööda. Praktiliselt Bolt on lahendus. Bolt on lahendus just nimelt, et see nagu oli väga meeldiv, et leida niimoodi, et saad õige kasti ja kõik asjad kokku panna. Mis tegelikult veel sinu auto puhul silma jääb, on see, et enamasti ma olen neid Taunusid näinud nii-öelda sedaankerega kujuga, aga sul on siuke kupee laugesabaga. Just nimelt, et tänu selle keremudelile sai ka üldse ära toodud. Et neid kupee kerega Taunusid on väga vähe. Mõned on Eestis, ütleme nii, aga paljudel on ikka kered väga läbi omadega. Seda turbat siin ilmselt tegelikult, eks ole, tehases selle mootori üles ei olnud? Ei, see on tehase poolt on 210 hobujõudu vabalt hingav Cosworthi mootor. Küll esimene, kui tehas seda testis mootorit, esimene tehti tuli üle 300 hobujõu ja siis nad nagu ehmatsid ära, et tänava autole nagu on suhteliselt nagu imelik. See oli siis vabalt hingav? Vabalt hingavana, just nimelt. Vahetati ära nii nukkvõllid, sisselaskjad, asjad tehti kõik. Võeti 100 hobujõudu umbes mootorist, et saaks tänava auto peale sõita. Aga praegu on ta nii kaugel, et mootor on käinud lahti. Sten Barnerilt on tellitud. Rootsis sai Sepis kepsud. USAsse saatsime Venoli ja Pistonsile saatsime originaalkolvi, et tegivad selle järgi see Sepis kolvid sisse. Kaaned on käinud ka tegemises, teised klapivedrud, asjad. Muud väga midagi muudetud ei ole, kuna Cosworthi mootori lihtsalt kaaned hingavad nii hästi siin, sa võid midagi seal teha, aga ta ei anna midagi juurde, ta hingab niisama hästi. Et selles suhtes sisu on tugevamaks tehtud, et see asi kõik kestaks. Ja turbo on Rootsist, on siuke firma nagu Turbobandit on, kes selle on nagu, ütleme niimoodi, et paari aasta käigul on loonud, et ta on nagu väga üllatavalt hea turbo, et ta toodab nagu väga palju jõudu, aga ta hakkab väga ruttu tööle ja käib, tõesti, hea asi on tehtud. Ütleme niimoodi, et muud siin väga erilist mootori puhul ei ole. Küttesüsteem on ka, kui võtta on nüüd väga suure varuga võetud, et see on ostetud eelmise aasta Viljar Mäesepa 300 ZX auto pealt, nii kütte, paak, pumbad, asjad, et see tegelikult toodaks ära bensiiniga kuni 2500 hobujõudu mootori. Aga see on jälle siukene, et lasta olla varuga, üks pump, teame, et midagi taga ei juhtu, asi käib. Palju see plokk muidu pauku vastu peab, teoreetiliselt? See on hea küsimus, ütleme niimoodi, et mina olen juba suht seal piiri peal vist, kus on üldse selle mootoriga käidud. Et siin praegu on arvutuslikult on kuskil 550 jõudu rattast. Et ma ei tea, siin ütleme niimoodi, et Rootsis ma ei oska öelda, on ka üks Capri
mis on tehtud toru esiotsal ja on sõitnud 8,5 sekundit 2 turboga. Aga seal ma ei ole teadlik täpselt, mis seal mootoris tehtud, sest ma ei suuda nagu selle kohta mingit infot leida. Ega see vist tegelikult siuke väga levinud alus ei ole, millest ehitada? Ütleme niimoodi, et Inglismaal on. Inglismaal on vastavad firmad ka, kes ehitavad neid mootoreid, aga seal on ringraja otstarbeks tehakse ja siis jäävadki kuskil sinna 500–600 jõu juurde, et mootorid sõidetakse nendega. Et siis nad kestavad väga ilusti, et muud probleemi ei ole. Ja praegu on ka tegelikult, ta töötab suhteliselt madala 1,6 baaris üle rõhu juures, et ei ole rohkem nagu pand, kuna üllatavalt hea aeg tuli praegu sellega 10,51 sekundit juba. Et see oli endale ka väga üllatus, ma lootsin kui 10 tuleb ära. Et praegu pole rohkem juurde keeranud selle pärast. Jah, viimased kaks võistlust on selleks ole klassi võidutanud. Just nimelt, jah. Mis mulle praegu siin kapoti all silma oli see, et siin on need sisselaskel on toru otsad kinni keevitatud. Mis värk sellega on? Ta on tegelikult, ütleme, see sisselaske kollektor on praegu nii, nagu ta on tehasest tulnud. Et mis tal on teistmoodi tehasest on see sama sisse minev õhutoru, on palju peenem ja ta läheb siit altpoolt. Aga nüüd, kui me tahame rohkem tal õhku peale praegu puhuda, siis oli see, et panime, siin on muidu üks siiber, mis on teatud pööretel, ta ennast kinni. Et see on lihtsalt praegu hetkel ära võetud vahelt ja tundub, et midagi ta ei sega. Et siin ülelaadimise puhul, vabalt hingeva puhul tekkis graafikus, vaatasime mingi väike jõnk sisse, et ta ei olnud nagu hea. Aga muu on nagu originaal selles suhtes, et pole nagu vajadust olnud veel, et vaatame, talv on tulemas ja eks mingid mõtteid siin on nii väntvõlli kui ka selle sisselaskega, et saaks ka suuremat jõudu võib-olla siit vähe meelitada välja. Aga veel ei tea. Vaatame, kaks etappi on veel ees, et nüüd järgmine tulev nädalavahetus, Speedest ja okei, küll see Riia oma on 200 meetrit, et see on nagunii niisugune lühikene sõit. Et sai ka üks mõte siin Soome peale, aga hetkel vist jääb see asi ära, kuna ei ole. Mingisugused veeprobleemid on vahepeal, et kas kaan läheb nii ruttu kuumaks või ei saa sellest aru hästi, et prooviks Eesti etapid ära sõita ja siis süveneda sellesse väheke tõsisemalt ja võib-olla siis järgmine aasta minna proovida midagi muud. Aga kuna ta on lihtsalt peakaarega ikkagi turvapuur siin sees, ta on indeks on 10.0 ees, ikkagi street modified klass, et kõik on ju plekist ja tavaline klaas ja ei ole see plastikut midagi pandud. Et selle kohta päris kiire auto? Selle kohta ikka väga kiire auto, ütleme niimoodi, et jah, teised, kes sama kiiresti sõidavad, on ikka kõik tühjaks loopinud ja ütleme, pleksklaasid asjade peale läinud, aga see on ainult positiivne selles suhtes, et nii palju hästi siit tuli. Eks proovime veel, 10.0 on veel minna, et ütleme, vaatame, kuidas nüüd pool sekundit on veel pool sekundit on maad veel minna, et vaatame see nüüd, kuidas nagu õnnestub järgmisele üritusele, et kas ja mis, et siin sai ka teised rehvid nüüd tellitud vähe kõrgema profiiliga, kuna praegu oli ka ülekanne oli suht põhjas juba, oli üle finiši joonese 10,5-ga, et anname natuke sellega juurde, et äkki see midagi päästab ja ütleme, pole saanud tegelikult üldse seadistada, kõige hullem on see, et sillaseadistus on iga kord on võistlustel, vaatad, kuidas ta teeb, mis ta teeb, et sa täpselt ei saagi aru, et siis vaatad, mis on parim variant, proovid ära sõita, et vähemalt saaks sõidetud. Kuidas siis on muidu, kui praegu jääb ratas suureks, siis julged peale ka keerata natuke? Pigem on, ütleme, jõudu pole vaja juurde keerata, ma arvan seda, et pigem on vaja just seda start saada nagu heaks. Praegu see 60 jalg on 1,73, et kui selle saaks juba 1,5 madala peale, siis tähendaks juba madalat 10 sekundit. Et saaks selle asja nagu paika, et kuna me käisime korraga temaga ka Kostiveres jõupingis, aga siis oli ka, hakkaski see veega anomaalia ja ei saanud seal reaalselt nagu numbreid näha ja seadistada teda kõrgemal rõhul. Et praegu on ta nagunii juba keeratud natukene kõrgemale, kui on esmane seadistuspiir. Et siis me ei julge sealt, ma ei taha edasi minna lihtsalt, et mootorile haiget teha. Kui nüüd see uks lahti teha, mis on, eks ole, nagu juttu oli enne plekist, siis on siin ka täiesti korralik polster. Just. Ja et ikkagi ei ole vaja kõike välja visata autost, on ju. Kui jõudu on piisavalt, siis pole vaja. Armatuur lauda sees? Armatuur on laud sees, originaal näiturid, spidomeeter, tahomeeter, lisaks juurde pandud käiguvahetus tuli ja segukell, mis nagu näitab ära. Originaalis on juba keskkonsoolis on väga hästi ära näidatud, on õli, temperatuur, kütus. Nüüd on juurde pandud sinna ka boosti kell, mis nagu näitab reaalselt turboboost'i, turborõhku.
ja noh, käiguvahet on ära vahetatud, originaalis on ta nagu on, muidu tõmbad drive'i peale ja sõidad rahulikult. Et see nüüd on pandud Hursti oma, mis on vastavasse viidud täpselt selle käigukastiga, et sa saaksid kõik käigud täpselt panna, et sa ei saa midagi eksida. Et see on nagu nii tähtis selle asja puhul, et kui sa seal midagi paned mööda, see on mingisugune, siis ei ole ta hea. Et sul on tegelikult on ju siis ju põhimõtteliselt manuaalselt vaata nii-öelda käik. Põhimõtteliselt on manuaalselt, et just nimelt. Et on küll automaatkast, aga ümber ehitatud, eks. Just. Ja tänu sellele sai just ka see käigukast valitud, et tal on transbrake. See tähendab seda, et stardis, kui ma vajutan nupu alla, siis aktiveeritakse käigukasti sedaspidi ja tagurpidi käik korraga ja auto ei liigu. Siis vajutad gaasi põhja, saad tekitada turbole koormust, et sa saaksid jõu ülesse koha peal. Lased nupu lahti, siis ta võtab tagurpidi käigu ära, laseb siin hooga minema. Et see nagu on väga hea asi, mis on nagu turbomootori puhul eriti. Et muidu on väga raske startida mingi jalaga, kui sa võid kinni hoidma või mingisugust probleemi. Et eelmise käigukastiga ma sõitsin nii ja noh, ei olnud tore. Ei saa niimoodi. No muidugi selle aasta, ütleme see käigukasti turbiin on ka muidugi nii palju kõrgemast allspeediga, libiseb nii palju läbi. Et kui eelmine aasta oli 3600 pööret, oli stall, kus ta libises, siis nüüd selle aasta oma 4500. Et see annab nagu vähe teisele. Saad turbokiirimine üles ja jõumomentum kõrgemal lihtsalt, sa saad kasutada kõrgemat otsa kogu aeg mootoril. Ka võib-olla sellepärast kogu see süsteem nagu toimib nii hästi ja see aeg ka nii hea on, et see kogu süsteem on hea. Ja pagasnikus on sul siis täiesti siuke tavaline plastmassist paak, nagu ikka võidusõiduautodel. Just nimelt, et see on, nagu ma ütlesin, et eelmise aasta siis Viljarmäesepp auto pealt kogu süsteem võetud nii küttepaak, küttetrass, Magnumfueli suur pump, see on hammasrataspump, millel on elektrimootor põhimõtteliselt otsas ja pump on väga suure kogused kütust läbi. Trassid asjad, kogu asi, akukast peab olema eraldi, aku ära nitatud ja eraldatud ka vaheseinaga sõitja ruumist, et ei tohi otseselt, kui midagi siin juhtub, ei tohi nagu salongi sisse midagi pritsida või midagi minna. Nagu ikka kohustus sealt on massilüliti eraldi nurga alla, kui midagi juhtub, järjekordselt päästeamet saab tulla, keerab kohe sul välja, et ta suretab nii auto kohe välja ja kõik hädavajalik ainult, mis on vaja ja võimalikult kerge. Oskad sa öelda auto kaalu ka? Ma ei ole seda kaalunud. Ma ütlen ausalt, et eelmine aasta oli auto kaal koos minuga natuke üle 1400 kilo. See aasta me oleme siit võtnud nii mõndagi välja, ütleme niimoodi, et alastades pigimattidest ja põhjamattidest asjadest, ma arvan, et oleme umbes 50 kilo võib-olla säästnud. Teistpidi ei olnud eelmine aasta turvapuuri sees, et see annab jälle natukene juurde, et ma arvan, et see võistluskaal koos minuga jääb kuski sinna 1350 kilo juurde. Et nii võib olla. Kuna see teine tagasildki, mis läks Fordi 9 Tallinna, see suur sild, ta kaalub ikka, ta on suur asi ja ta kaalub palju. Aga tänu sellele ta ka kestab oma jõude. Aga selles street modi klassis mingit kaalupiirangut põhimõtteliselt ei ole, eks ole? Ei. Teed täpselt nii kerge auto, kui sa suudad. Ütleme niimoodi, seal on pigem ikkagi ära määratletud see refi asi ja siuke asi, et millega sa tohid sõita. Millega sina sõidad? Sul on huuserid? Mul on huuserid, jaa. On 28 tolli kõrged ja 11 pool tolli laiad. Mis on siis nii-öelda, eks ole, DOT-märgiga, eks ole? Ta on DOT just nimelt, et ta nüüd tähendabki seda, et ta on tänavaklassi ref. Tulevaseks võistluseks ma panen vähe teised refid, et proovime kõrgemat profiili veel panna talle, et praegu on 28 tolli kõrged, siis lähme 29 peale. Kuna praegu see 10 pool ajaga ta jooksis piiras ja lõpus üle finišijoone ülekanne on niimoodi arvutatud. Et siis äkki kannatab madala selle 10-ga ära sellega võtta. Ja tegelikult, kuna eks ole tegu street modi klassiga, siis ju backhalfingut ei tohi teha sellele autole. Just. Sina oled teist teed nüüd siis, kes sa oled tulnud väljapoole selle natuke selle tagasillaga. Jah, sai niimoodi võetud, et oli tagasild on küll isegi kitsam kui see, mis tal originaalis on, ütleme niimoodi. Aga väljad sai võetud laiem randiga ja külg sai venitatud 10 sentimeetrit reaalselt mõned poolt autol laiemaks. Et mahuks ka ära ref alla, kuna tal originaalis läks siia maksimumist oli 8 tolli lai ref ainult alla. Ikka väga kitsas. No pole arvestatud siukse ratta jaoks. Siis sai mindud seda teed. Et juhul, kui ka tahaks kellelegi sõitu teha, paned tahaistme sisse ja
mahub sinna ilusti veel inimesed istuma. ei ole ainult rattad seal taga otsas. Ja just nimelt, et ei ole ainult kitsas vahe, et repsel seljas. Et eks ta on siuke, mõni kiidab, teine ütleb, et ei tulnud nagu kõige parem, aga mina olen selle lahendusega nagu rahul, et ikkagi reaalselt, kui sa tahad pidamist saada kiiret aega, on sul vaja ka suuremat trehvipinda, et saad normaalselt startida. Ja tänu sellele sai ka seda teed mindud nagu. Ja eks ta lisab auto välimusele ka musklit juurde veidi. Jah, tagant on ikka ta väga huvitav, ütleme niimoodi. Et selliseid minu teada rohkem nii laia vist tagumikuga taunuseid ühtegi ei ole. Üldse on tegelikult see kupeedest, ma ei tea ühtegi kupeed, kes tegelikult reaalselt oleks sõitnud seda 10 poolt, et ma pean küll uurima natuke seda taust, aga just selle sama mootoriga. Et see on nagu siukene, et V8 ja neid inglise versioonis nagu kasutati Cortina nime all teda, seal neid ikka rajal leidub päris palju ka kiireid masinaid. Aga et V6-st nii palju ja siukse ajaga seda nagu ei tea ühtegi. Sina sõidad, eks ole, Street Modified klassis. Jah. Mis seal klassis teha võib üldse autoga? Hea küsimus. Street Modified klass on ikkagi siuke tänavaklass, tegelikult on seal piiratud ära, ütleme, indeks, millest sa ei tohi kiiremini sõita. On 10,0 sekundit. Ja teiseks on Street Modified klassis, sa võid kasutada tänava, ütleme niimoodi, et täislikki tohi kasutada, võid kasutada ET Street või mingi tänavaklassi reffe. Need nagu on siuksed, mis on piirangud seal ees. Muud nagu seal erilist ei ole, et hakkab ta sealt edasi minema mingi Outlaw'sse või seal on nagu teine teema natukene selle asjaga. Aga samas on ka tänavaklassil see hea, et sa pead talle täis puuri sisse tegema. Et piisab ainult seda turvakaarest, mis sul on üle pea ja ongi kõik. Et lõppkiiruse piirang on ka muidugi seal või mitte piirang, aga ütleme, kui sa sõidad 240 lõppkiiruse juba, siis pead panema endale pidurdusvarju taha. Mis on tänavaauto puhul natuke imelik või? No tänavaauto puhul kindlasti, aga oleme ausad, ega see, mis sõidab juba 400 meetri peale 240 ei ole enam tänavaauto ka. No, tõesti. Et see on nagu juba väga kiire asi. Aga teistest klassidest veel rääkides, kui see Street Modified tuligi, muidu oli sõideti A-klass, B-klass, C-klass. Mis oli töömahtude järgi, eks ole? Just nimelt, töömahtude järgi ja et palju võib sõita, aga kuna siin mõned aastad tagasi juba see B-klass sõitis juba kõrget 8. Oli C-klassis kiirem isegi kohati? Oli isegi kiirem, just nimelt. Et C-klassist ja isegi Outlaw'le hakkas juba astuma võib-olla natukene juba järgi, siis pandi lihtsalt see kokku. Et öeldi, et pole nagu mõtet sellele, et kui seal väikeste mootoritega suudetakse juba nagu Audi omad, et suudavad juba väga suuri jõude välja võtta. Et pole selle asjal nagu pointi. Ja võistlemas näeb sind siis tegelikult ju juba Speedestil? Juba Speedestil, 15. juubel Speedestil. Seal on ikka väga palju huvitavaid masinad, seekord tuleb välja, mida peaks võib-olla ka kartma. Ma küll ei tea täpselt enda klassis, mis sinna tuleb, aga ka Outlaw ja suuremates klassides on ikka väga palju ja see on ka reaalselt selle aasta viimane nagu 400 meetri etapp, kus saab midagi näidata või proovida veel selle asjaga. Et püüalt peas, et tehnikud ja mootorasjad kestaks selle asja ära see aasta ja saaks need ajad ära sõita, mida ma tahan minna püüdma. Nii et siis nädalavahetusel Pärnu lennuväli? Kindlasti. Tore, aitäh sulle! Tänud!